Tere tulemast joogateraapia seansile. Minu nimi on Inga. Joogaõpetajana olen töötanud 15 aastat, aga siis nüüd viimased 5-6 aastat tegelenud joogateraapiaga. Kõigepealt sa võib-olla sooviksidki teada, et mis see joogateraapia on, mille poolest ta näiteks erineb tava joogatunnist ja kas tava joogatund on ka joogateraapia. See tavatund on siis selline, kus me püüame igaühele natuke midagi head anda kaasa. Aga siis, kui sa tuled joogateraapiasse, siis see praktika on pühendatud täielikult sulle, nii et üks-ühele protsess, mille käigus inimene saab just sellise praktika, mis temale praegusel hetkel on parim. See ongi siis joogaterapeudi ülesanne aidata leida selline praktika selle inimese jaoks. Tihtipeale, kui ma inimeste käest küsin, et mis on see joogapraktika, mida sa kodus teed, siis ta ütleb, et ma teen päikesetervitust. Aga kui ma küsin, et aga miks sa seda päikesetervitust teed, et siis ta ei oskagi nagu öelda. Nii et hea joogaõpetaja ja joogaterapeudi roll on aidata mõista inimesel selle praktika funktsionaalsust. Miks mingi praktika üldse hea on? Minu õpetamise tee on ka see, et õpetada joogat nii, et see on kõikidele kättesaadav, kellel on liigeste probleemid, seljavalud, seljaprobleemid, aga see võib olla ka mentaalse tervise probleem, kas siis unehäired, ärevushood, depressioon. Nii et ka siin me saame praktikatega ennast toetada. See ei ole nagu üksnes füüsiline praktika, vaid see kaasab ka sügavamaid tasandeid. Hea joogaõpetaja ja terapeudi roll ongi suunata inimest nägema selliseid oma sügavamaid tasandeid. Aga teiselt poolt see võibki olla nagu inimese jaoks, kellel ei ole mingit konkreetset terviseprobleemi, aga näiteks tal on kiire elutempo, rohkelt stressi ja tal on hommikul 20 minutit aega, et mis võiks olla see praktika, mida ta võiks siis teha, mis siis aitab teda kiires elus hoida tasakaalus. Sa võib-olla sooviks teada, et milles joogateraapia seanss seisneb, et kuidas see on üles ehitatud. Me alustamegi kõigepealt probleemi tuvastamisega ja kõigepealt toimub siis meie vahel sinna väike vestlus, mille käigus me siis proovimegi seda praktikat eesmärgistada ja seejärel ma vaatan sinu kehahoidu, kehaasendit, sinu liikumist, et kus mina ka näen selliseid tasakaalutusi. Ja siis me juba hakkamegi harjutama erinevaid praktikaid, vaatame ja valime välja sellised praktikad, mida sul on mugav teha, millest sa saad aru ja lõpuks ma panen sulle paberi peale selle programmi kirja, nii et kui sa siit lähed, siis pärast seda seanssi on sul paberi peal see programm, mida sa siis hakkad kodus harjutama. Ja joogapraktikad ei ole üksikutele välja valitutele, vaid ka need, kes on vähem painduvamad, kes on võib-olla liigeste probleemidega, kes on võib-olla eakamad juba. Kui sa tunned, et see kõnetas sind ja joogateraapia saab ka sind aidata, siis saad aja panna endale kinni lehel ricardia.com.